Tere tulemast tagasi, head RIA koostööpartnerid, kes te RIA infopäevast osa saate. Väikese pausi ajal me küsisime teie käest, kas te kasutate mitmetasemelist autentimist ja seda vastust võis arvata, et enamik teist nuti- ja digiteadlikud nagu te olete, seda kasutate, nii et täiesti ülekaalukalt see vastus teie seast ka tuli. Järgmiseks ettekandeks on aga laval ennast juba valmis pannud EU CyberNeti projektijuht Siim Alatalu. Aitäh, Eeva, ja tere, head pärastlõunat kõigile. Küsimus on siis, et mis on EU CyberNet? Ja ma arvan, et see on tegelikult väga hea võimalus minnagi üle teemalt eesti.ee Euroopa.eu peale. Nüüd, nagu avaslaid näitab, et vastus tegelikult, mis on EU CyberNet, võiks olla väga lihtne. Et see on Euroopa Liidu kübervõrgustik. Aga nagu ikka heade asjadega, siin on natuke rohkem detaile ja nendest detailidest ma nüüd lähema umbes 15-20 minuti jooksul teile räägingi. EU CyberNet on Euroopa Liidu rahastatud Euroopa Liidu kübervõrgustiku loomise projekt, millega RIA on tegelenud alates eelmisest aastast. Ja RIA ei tegele sellega päris üksinda. RIA on nii-öelda peatöövõtjaks Euroopa Komisjoni arengukoostöö peadirektoraadile DG Defco ja koos meiega aitavad projekti ellu viia Saksamaa föderaalne välisministeerium ja samuti Luksemburgi küberkompetentsi keskus või kui lubate, siis Luksemburgi RIA. Ja projekt algas eelmisel aastal ja kui te mäletate, eelmine aasta oli ju midagi hoopis teistsugust kui see aasta. Meenutame näiteks eelmise aasta suve oli suur laulupidu, keegi ei rääkinud sotsiaalsest distantseerumisest, küll aga räägiti väga kõlaval häälel Euroopas sellest, et oleks vaja tekitada Euroopa Liidu kübervõrgustik EU CyberNet. Euroopa Liit kuulutas välja hanke ja RIA võitis selle. Nii et kui te mäletate, pärast laulupidu ilmus Eesti ajakirjanduses selline uudis. RIA kõhu alla tuleb Euroopa küberekspertiisi keskus EU CyberNet ja see on väga kõva sõna. Mida see väga kõva sõna tähendab? Väga kõva sõna tähendab kahte ülesannet. Need on eestindatud ja kaunis emakeeles, aga siin on samuti väga palju võib-olla nüansse, mida lahti seletada. Ehk siis EU CyberNetil on kaks väga laia ülesannet. Parandada Euroopa Liidu globaalset küberalase arenguabi andmist, koordinatsiooni ja kooskõla. Ja teiseks arendada Euroopa Liidu suutlikkust anda tehnilist abi küberturbe valdkonnas. Mida see siis tähendab? Tegelikult seda, et Euroopa Liit on maailma suurimaid majandusjõude nagunii, aga Euroopa Liit on maailma suurimaid ka arenguabi andjad ja küberturvalisus on üha kasvava tähtsusega selles arenguabi andmises, kuna digitaliseerimine aitab arenguriikidel kiiremini areneda, kiiremini järele jõuda ja aitab nii-öelda teha hüpet edasi. Ja seega Euroopa Liit tegutseb selles vallas üha rohkem, aga mida rohkem on tegevusi, seda rohkem vajavad need ka paremini koordineeritust. Nii et see on üks asi, mida me aitame Euroopa Liidul teha. Ja teine ülesanne, et arendada Euroopa Liidu üleüldse suutlikkust seda teha. Nagu ütlesin, et töö juba käib, Euroopa Liit teeb väga palju head tööd läbi erinevate projektide erinevates maailma nurkades, aga selle taga on ju inimesed. Euroopa Liit maailma suurima majandusjõuna, siin on mitusada miljonit elanikku ja kindlasti on siin väga palju häid kübereksperte. Parandada suutlikkust, sellist tehnilist abi anda, tähendab tegelikult tuua need inimesed üle Euroopa Liidu kokku nii-öelda üheks loigruusikaks, üheks jõuks globaalsel mänguväljakul. Miks Euroopa Liit seda tegema peab? Siin on vabas vormis mõned punktid, mida silmas pidada. Näiteks küberjulgeoleku probleemide ennetamine. Et järgmist esinejat nii-öelda ennetavalt sissejuhatades kuulate kindlasti lähemalt, et millised on siis nii-öelda reaalsed küberohud Eesti CERT-e vaatest, aga küberjulgeoleku probleemid on tegelikult üleilmsed. Küberruumis ei ole riigipiire. See, mis juhtub ühes kohas, võib olla minutitega probleemiks naaberriigis või naaberkontinendil. Ehk siis neid probleeme tasub ennetada ja mida paremini neid või ettevaatavamalt neid teha, seda parem kõigile. Teiseks, küberjulgeolek on tulnud et jääda. See ei ole midagi uut, Eesti teab seda aastast 2007 vähemalt, aga see on pika perspektiiviga teema, mis määratab seda, millised on meie ühiskonnad tulevikus. Euroopa Liit on maailma suurim ühisturg. Nagu öeldud, väga suur majandusjõud, siin on väga palju võimekaid inimesi,
aga et see küberkompetents kokku tuua, see tähendab ühest küljest küll meie töö ärategemist, aga teisalt see tekitab ka palju suurema potentsiaali kasvu neid samu küberprobleeme ülejäänud maailmas ennetada või aidata neid ennetada. Ja viimane suurem põhjus, miks võib-olla sellest esimesest kategooriast Euroopa küberekspertide kaasamine üle euroopalisse võrgustikku. Põhimõtteliselt tunne oma sõpru, tunne oma liitlasi, tee asju koos ja teeme koos paremini. See oli nüüd selline Euroopa vaade, aga kui võtta Eesti vaade, siis siin on täiesti praktilised küsimused. Euroopa Liidu kübervõrgustik EU CyberNet annab Eesti ekspertide võimaluse laiendada, aidata lahendada küberturbeprobleeme kolmandates riikides ja seeläbi arendada iseenda oskusi. Ehk siis kõik ohud ei pruugi olla veel meie õuel, aga nad võivad olla seal, kuhu meie eksperdid satuvad neid lahendama, inimesi koolitama, neid riike abistama. Koos inimestega käib tegelikult riigi kuvand, et me kindlasti kodanikena tajume seda väga, väga hästi. Eesti küberkaubamärk ja selle tutvustamine välismaal, see küberkaubamärk, see eestlaste head oskused ja kuulsus, see on tekkinud ju mitmekümne aasta töö tulemusena. Aga iga kaubamärk vajab tugevdamist, toetust pidevalt ja EU CyberNet on tegelikult võimalus läbi meie ekspertide hea töö seda Eesti küberkaubamärki edendada. Ja hästi praktilise mõttena veel, mõeldes nüüd koostööpartneritele, kes seda vaatavad, tegelikult viies Eesti head oskused maailma, me tegelikult tekitame, avame uksi inimestel, kes ei ole Eestis kuulnud, aga võib-olla juba homme võiksid kasutada Eestis välja mõeldud lahendusi. EU CyberNetil on 4 suuremat eesmärki. Projekt, nagu ütlesin, algas eelmisel aastal, kestab veel 3 aastat vähemalt ja eesmärk on siis aastaks 2023, et meil oleks võrgustikud vähemalt 500 eksperti üle Euroopa. Ehk siis küberturbega kokku puutunud inimest, kes suudavad oma teadmisi jagada, nad on toodud ühte kohta kokku ja koos nendega veel lisaks 150 institutsiooni. Alustades kõige lihtsamast näitest kõigi Euroopa Liidu riikide RIAD, aga miks mitte mõttekojad, akadeemia, ühesõnaga kohad, kus on küberturbepädevust. Meie ülesanne on välja töötada ka koolitusprogramm ja moodulid, et seda väljaõpet teistes riikides hästi teha. Meie ülesanne on selle kogukonna kokkutoomiseks välja töötada tehniline multifunktsionaalne online platvorm. See on praegu arendamises, avalikult näidata veel ei saa, aga usun, et see tuleb päris hea asi, mida näidata järgmisel aastal. Ja väga olulise asjana üle-euroopalisest vaatest jällegi erinevate küberprogrammide Euroopa Liidu rahastatud projektide hea töö koordinatsiooni parandamine, et Euroopa Liit teaks, mida tehakse, kus, kes teeb ja lõpuks, mis see Euroopa maksumaksjale ka maksab. Sellest rääkides Euroopa Liidu kübervõrgustik EU CyberNet ei astu nii-öelda tühjale turule. Euroopa Liidul on juba käimas mitmeid ülemaailmse haardiga projekte, võib-olla siit esimesest reast mainida kohe Cyber for Development, kuhu RIA samuti panustab, Klassi Plus, väga oluline ülemaailmse haardiga programm küberkuritegevuse vastase võitluse arendamiseks, EU Cyber Direct, küberdiplomaatia, aga neid programme on muidugi palju ja palju ja palju. Nii et siin väike valik, ehk olete mõnda nime kuulnud ja teate neid samastada. Ja siit siis nüüd praktiline küsimus. Keda ja mida me sinna võrgustikku otsime? Siin on mõned sellised küsimuse vormis definitsioonid, näiteks, et mis asjad on kõik Euroopa Liidu vajadused, sest meie mandaat täpselt nii laia ongi. Full range of needs of the European Union. Kõik vajadused. Ja siia alla siis me saame liigitada neid näiteks küberturvalisus, küberdiplomaatia, küberkuritegevuse vastane võitlus. Tunduvad, et kõik on küber, mis neil vahet on, aga sellest hetke pärast ka õige räägin. Kes on ekspert? Ekspert on nii-öelda küberasjatundja, keda saab siis rakendada tema isiklike eriteadmise nõudvate küsimuste lahendamiseks ja meie projekti kontekstis eeskätt kolmandates riikides. Mis asjad need küberasjad üldse on? Siin on väike jaotus, ilmselt selline rahvusvahelist ühe laiemalt juurduv arusaam, et küberil on olemas tehnoloogia külg, ehk siis mis on võimalik, kuidas need bitid, baidid töötavad,
mis on oskused, mis puutuvad otseselt tehnoloogiasse. Teiseks strateegilised küsimused, strateegia, küberstrateegia, väga lai valdkond, põhimõtteliselt vastus küsimustele, mis on riikidele vajalik. Et kui tehnoloogia ütles, mis on võimalik, siis strateegia tegelikult tõmbab need variandid koomale, küsib otseselt, mis on vajalik. Või siis operatiivsed tegevused. Küsimus, mis on tehtav, sest kõik, mis on võimalik ja mis on vajalik, olgem ausad, igal hetkel ja igas olukorras ei pruugi olla tehtav, mis on see kõige olulisem. Ja lõpetuseks muidugi õigusteemad, et mis on lubatud ja mis mitte. Seda nüüd küberruumi kontekstis, aga kui te mõtlete, et bitid-baidid saab panna ühtemoodi tööle, see on riigile vajalik, see on tehtav, siis tuleb alati küsida ka vastutustundlikult, kas see on lubatud ega selle eest keegi ei karista. Ja need oskused ära raamistanud väga praktilised küsimused jällegi, millised inimesi siis ikkagi on vaja Euroopa Liidu kübervõrgustikus. Siin on mõned sellised üldised omadused. Esiteks inimene peab olema ise huvitatud ja motiveeritud. Motiveeritus ja vabatahtlikkus teatavasti on ju kõige paremad motivaatorid üldse. Inimene peab oskama keeli ja siin mitte ainult programmeerimiskeeli, Python või midagi sellist, vaid võõrkeeli, inglise, prantsuse, hispaania, miks ka mitte mõni kohalik keel. Sest et vajadused on tegelikult üleilmsed ja maailmas on ju väga palju keeli. Inimene peab suutma nii rääkida kui ka kuulata. Et jällegi, nagu mainisin, ta lõpuks toob need õpitud kogemused ka ju omal koju. Nii et see on võimalus õppida ja aidata näiteks Eesti puhul konkreetselt Eesti küberturvalisusesse panustada unikaalsete teadmistega kuskilt teisest riigist. Inimene peab olema muidugi usaldusväärne ja soovitatav, sellepärast et üks hästi läbi viidud koolitus võib viia olukorrani, kus seda inimest uuesti kutsutakse. Siis väike vaade veel, võib-olla väga kompleksne, aga mis asjad need küberasjad on? Siin on üks sõnapilv. Kui me oma projekti oleme nüüd aasta aega teinud, siis esimese asjana just kasutades ära koroona aega, tegelikult oli suurem analüüs, et mis asjad need märksõnad on, mis nende 4 kategooria tehnoloogia, strateegia, operatsioonid või õigus, mis siin alla mahuvad. Ja see sõnapilv, nagu näete, see on tegelikult tõesti seinast seina. Tehnoloogia valitsemisest läbi tehisintellekti või tehistaibu, nagu nüüd on eesti keeles ilus sõna. Krüptograafia, kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse, küberdiplomaatia, erisüsteemid. Neid teemasid on hästi palju ja selle pilve mõte on tegelikult näidata, et me ootame tegelikult kõiki eksperte, kes vähegi teab ühte või teist nendest valdkondadest. Need on need vajadused, mis riikidel täna reaalselt on. Lugesin just täna hommikul ühe suurema küberturbe ettevõtte ettevaatavat hinnangut järgmisel aastal, mis on siis teemad. Kahtlemata kaugtööohud, aga ka näiteks rünnakud, mis olid pretsedenditud veel viimase ajani, näiteks rünnakud haiglatele või rünnakud ettevõtete vastu, kes töötavad välja koroonaviiruse vastast vaktsiini. Ei ole põhjust arvata, et need nüüd ära lõppevad. Et see on koht, kus toimub, need on asjad, mis jäävad ja ega siin midagi lihtsamaks ei tea. Aga ma lasen oma järgmisel kolleegil sellest lähemalt rääkida teile. Praktilisem küsimus võib-olla eksperdi jaoks, kes nüüd seda vaatab, on küsimus hoopis, et kuhu ma võin sattuda, kui ma olen liitunud EU Cybernetiga. Ja siin on vastus põhimõtteliselt ükskõik kuhu. No, loomulikult Euroopa Liit ei saadaks oma eksperte tugevdama küberturbealaseid võimeid või lausa võimeid üle selle mõnesse riiki, kes on saanud kurikuulsaks sellega, et ta ründab teisi. Aga siiski haare on globaalne. Need täpid siin kaardi peal näitavad Euroopa Liidu välisteenistuse ehk siis Euroopa Liidu esinduste asukohti üle maailma. Ja nagu näete, neid täppe on siin vähemalt 100 ringis. Ehk siis tegelikult kogu maailm on avatud, kogu maailm üritab oma küberturvalisust parandada ja ekspertiisi on igal pool oodatud. Nii et tõepoolest igale poole võib sattuda. Ja see jätabki nüüd lõpuks lauale küsimus, et kuidas ma juba praegu liituda saan. Kui te seda vaatate, nüüd praegu reaalajas, siis
juba reaalajas saate tegelikult meie tiimile märku anda, et olete huvitatud. Minge meie kodulehele eucybernet.eu. Sellel on nii eesti kui ingliskeelne versioon, emb-kumb. Lähete ingliskeelse puhul lehekülje ossa, mis on pealkiri Network, sealt alt leiate Expert Pool ja kui te lähete, kruvite sinna lehekülje alla otsa, leiate koha, et Show interest as an expert. See on hästi lihtne, esialgne ankeet, täidate selle ära, lisate CV ja ongi tehtud. Meie tiim võtab teiega ühendust ja siis saame edasi rääkida, kuidas konkreetselt liitumine lõpule viia. Aga enne kui te kodulehelt ära lähete, see ekraani siis paremas servas olev nool näitab, et kindlasti märkige meie lehekülg ka oma lemmikute sekka. Ja minu poolt ongi kõik. Aitäh tähelepanu eest ja Eva. Ja Siim, sinu ettekandele tuli päris palju küsimusi. Alustame sellest, et kuidas seda küberabi koroona tingimustes võimalik anda on? See on naelapäev pihta küsimus. Tegelikult koroonaviirus ei peatunud Euroopa Liidu projektide tööd. Et meie enda inimest kas või Riiast on jätkanud teiste riikide nõustamist. Nüüd on need toimunud küll peamiselt virtuaalses vormis, aga üldiselt projektid kohandusid kiiresti ja ma arvan, et need online kursused jäävad toimuma järgmistel aastatel, aga loomulikult kõik ootavad võimalust, et minna reaalselt ja näost näkku inimestega suheldes. Seda siiski ei asenda miski. Kui palju teil juba eksperte või taotlusi ekspertidelt on? Ma numbrit ei julge öelda, aga eesmärk 500 kulgeb vähemalt mind rahuldavas tempos. Kui Euroopa Liidul juba on mitu teist sarnast projekti, kas siis EU Cybernet pole üleliigne? EU Cybernet ei ole üleliigne. Sellele järelduse jõudsid Euroopa rahvad eelmisel aastal juba, et see on vaja selline projekt tekitada. Aga nali naljaks, et nagu võisite näha, need erinevad projektid tegelikult tegelevad teatud nišidega. Ja EU Cyberneti ülesanne on tekitada tegelikult selle kooskõla ja koherentsus, et eksperdid, kes on üle Euroopa värvatud projekte tegema, teised projektid, kõik need nimetatud projektid ja näidatud projektid, nemad saavad kasutada meie andmebaasi omale parimate ekspertide leidmiseks. Kas igaüks, kes valdkonda tunneb, võib eksperdiks hakata ja millised on sellega kaasnevad hüved? Hüvedest juba rääkisin. Ma arvan, et see suurim hüve, et kui sa oled motiveeritud ja vabatahtlik, on tegelikult võimalus muuta maailma. Et sa saad minna koha peal ja reaalselt aidata mõnel riigil saada vähemalt sama küberturvaliseks kui Eesti. Hüved, kui pidada hästi praktilisi meetmeid, siis kõikide ekspertide lähetusi rahastab Euroopa Liit vastavalt oma tingimustel. Mis olid kõige suuremad katsumused projekti loomise juures? Katsumused, ma tahaks loota, et katsumused alles tulevad. Tegelikult, nagu ikka, iga projektijuht teab, et kõik algab inimestest, kõik algab ajast ja kõik algab rahast. Et ma usun, et see projekt on kõigis nendes nurkades hästi kaetud. Kas Venemaa küberturbe eksperdid on samuti projekti kaasatud? Nagu ma vihjasin, et tegelikult riigid, kellele heidetakse ette teiste ründamist, et neid kahtlemata Euroopa Liit paremaks muutuda ei aita. Siim, aitäh selle ettekande eest ja palju edu Cybernetile. Aitäh. Aga nüüd tuleb juttu viimasel ajal aset leidnud küberintsidentidest ja sellest, millega nii eraisikud kui ka ettevõtted ja asutused kindlasti arvestama peaksid ja selle kõige kohta teab Eesti Vabariigis kindlasti kõige paremini rääkida CERT-E juht Tõnu Tammer.